Me peame Ühendkuningriiki päästma, kõik koos. Me peame Ühendkuningriiki päästma. Ja maailma kõigi aegade kõige ebakompetentsema peaministri sõnul on ainus viis seda teha, tagada, et halvad inimesed ei tuleks Inglismaale. Halvad inimesed tulevad Inglismaale, kuulen teid ütlevat. Kellest ta küll räägib, kui ta on nii avatud piiride pooldaja ja lihtsalt lubab ülevõtmist? Sa tegelikult ei suuda uskuda, et see on päris, enne kui sa seda ise vaatad. Ja sa näed seda uuesti laupäeval marsil, mis on mõeldud selle mitmekesise linna ja riigi vastuastumiseks ning nende hirmutamiseks. Sellepärast see plaanitaksegi, see teeb kahju sellele mitmekesisele riigile, kallid. Kuuleme, mida me selle kohutava marsi vastu ette võtame. Tööpartei valitsus blokeerib paremäärmuslikud ässitajad, et nad ei saaks selleks ürituseks Suurbritanniasse reisida, sest me ei luba inimestel Ühendkuningriiki tulla. Just selline argument, mida nad meie ekraanil vihkavad. Me kavatseme blokeerida paremäärmuslikud ässitajad, et nad ei saaks Ühendkuningriiki tulla. Sõnavabadus, me peatame need inimesed, sest me teame, kuidas kaitsta end kurjuse eest, mis tahab meie kultuuri ära võtta. Kui ma ütlesin sulle, et ta on kõigi aegade kõige ebakompetentsem ja rumalam peaminister, siis ma ei liialdanud. Võib-olla Biden, võib-olla nüüd Biden ei ole, aga see on juba teine teema. Salvesti. See pole midagi vähemat kui lahing meie rahva hinge eest. Las ma teen selle väga selgeks. Kiiastama. Suur, imeline Ühendkuningriigi rahva teatepulk. Teate, riik, mille on üle võtnud immigrandid ja islamistid, tegeleb tegelikult sellega, et peatada 9, ma arvan, et 9 Ameerika ja rahvusvahelist esinejad Tommy Robertsoni protestil. Siin ongi see koht, kus mees on lõpuks välja mõelnud, kuidas mitte lubada oma riiki inimesi, keda ta peab riigile kahjulikuks. Ossa poiss, meil on selle kohta ikka väga palju küsimusi. Kontekstiks, Inglismaal toimub suur marss, mida juhib mees nimega Tommy Robinson, keda Inglise meedia on nimetanud paremäärmuslikuks, ekstreemseks ja hullumeelseks inimeseks. Selle marsi eesmärk on öelda, et me ei taha, et islam ja sisseränne meie riigi üle võtaksid. Nüüd Inglismaa valitsus, kes on sellel lasknud juhtuda, selle asemel, et sellele reageerida ja öelda, et jah, tead, need laste seksuaalse ärakasutamise jõugud on natuke probleemsed ja kõik see, mis toimub meie tänavatel turvalisuse puudumisega ning tõsiasi, et meie kultuur varastatakse meilt. Selle asemel, et öelda, miks me ei luba oma inimestel protestida ja öelda, et nad tunnevad end selle pärast ebamugavalt, on otsustatud karmistada mitte ebaseaduslikud sissetulijate, vaid pigem nende inimeste suhtes, kes püüavad midagi teha ebaseadusliku sisserände vastu. Ehk siis Tommy Robinsonid üle maailma, aga ka nüüd terve hulk inimesi, kes pidid tulema sellele marsile kõnelema. Keir on teatanud, et nad takistavad neil inimestel riiki sisenemast. Miks see siis nii uskumatult vastuoluline on peale selle, et see on lihtsalt ilmselge sõnavabaduse ja protestimise takistamine, aga see on juba omaette teema. See tuleb ka pärast seda, kui Keir Starmer parteil olid mingid valimised, kus tema partei kaotas tohutult. Ja me võime rääkida sellest, kuidas Inglismaal valimisi korraldatakse, mis on natuke igav, aga tema partei kaotas tohutult, sest inimestel on tõesti kõrini sellest, mille eest ta seisab, mitmekesisusest ja nende sisserändajate sissetoomisest. Ja kuna neil ei ole lubatud midagi öelda, sest nad võivad lihtsalt lõpuks vangi minna, sest tõesti Ühendkuningriik on üks maailma esikohti, kus sind arreteeritakse selle eest, mida sa sotsiaalmeedias ütled, nende hääletamine on seda tõestanud. Nii et ta on selle tohutu kära taustal, kus inimesed ütlevad, et ta peaks tagasi astuma, ta on sisuliselt kaotanud kogu nende inimeste usalduse, kes peaksid tema poolt hääletama ja ta ei astu tagasi. Aga ta arvab ka, et just praegu on hea aeg seda teha. Seetõttu, kui sa otsid Kaltsi kohta, et näha, mis toimub Keir Starmerga, siis inimesed ütlevad, see mees läheb ära. Kas ta lahkub oma ametikohalt? Kas ta astub tagasi? 87% inimestest arvab, et Keir Starmer astub tagasi. Ta lihtsalt peab seda praegu tegema, sest see, mis toimub, on nii hullumeelne. Muide, seda episoodi toetab Kaltsi, mis on Ameerika Ühendriikides suurim ennustuste turg. Neile, kes ei ole kursis, see on nagu aktsiaturg ennustuste jaoks. See on põhimõtteliselt föderaalselt reguleeritud. See on suurepärane koht, kus teada saada, mida inimesed tegelikult arvavad toimuvast. Laadige nüüd alla Kaltsi rakendus. Kasuta koodi MEIRA ka, et saada $10, kui kaupled $10.
Kaltsi, pane oma raha oma ennustuse peale. Ja siin nagu näete, ennustavad inimesed üsna ulatuslikult, et Kiiast tema peab lahkuma. Nagu ma ütlesin, on terve hulk inimesi lausa takistatud Ühendkuningriiki saabumast. Eva on üks kuulsamaid, sest ta on Euroopa kommentaator, kes räägib lakkamatult emigratsioonist ja kellel on miljoneid jälgijaid. Ta on ilmselgelt kaunis. Ja ta sai sõna otseses mõttes sõnumi ESTA valitsuselt või mis iganes see on Ühendkuningriigi inimestelt, kes ütlesid talle, et ei, sa ei saa riiki tulla. Vaatame. Kas te nägite, et Starmer tunnistas nüüd tegelikult, et ta isiklikult keelas minul ja mitmel teisel parempoolsel kommentaatoril Ühendkuningriiki reisimise? Ja põhjuseks tõi ta selle, et meie olevat paremäärmuslikud ässitajad, kes kahjustavad kogukondi, kuna me oleme mitmekesisuse vastu. Ja nüüd ausalt öeldes on selle kõrvulukustav ükskõiksus lihtsalt hämmastav. Sest kujutage ette, et keegi nagu mina reisib Ühendkuningriiki 1 päevaks, et pidada kõne, sest just seda see olekski, ja see siis kahjustaks kogukondi. Aga massiline sisseränne, asendusmigratsioon, kus teie põliselanikke asendatakse 100 000 kaupa saabuvate aafriklaste ja araablastega, see ei kahjustaks kuidagi kogukondi. Ma mõtlen, ilmselt kahjustaks ainult ühte kogukonda, eks? Ja, Ühendkuningriigi valge kogukond ongi täpselt see kogukond, kellest Keir Starmeril pole üldse sooja ega külma. Nii et ma arvan, et see on nüüd täiesti avalik ja vaieldamatu fakt. See on minu jaoks uskumatu, et sul on valge inglise poliitik, eks? Nagu kõige valgem, mehelikum 50-aastane tüüp. Ja ta seisab seal ja kaitseb kõiki peale selle maailma ja reaalsuse, mis võimaldas tal saada peaministriks. Selle silmakirjalikkus on lihtsalt hämmastav ja see on vastik, sest kuhu iganes sa ka ei läheks. Kõike räägitakse, et rassism on laialt levinud, aga tõde on see, et rassism on laialt levinud valgete inimeste vastu. See on hullumeelne, kuidas valged inimesed ise panevad seda toime selle pöörase ohvrimentaliteedi ajal, arvates, et see kuidagi töötab nende kasuks. See tüdruk Eva on põhimõtteliselt nii valge, kui üldse olla saab, ja talle öeldakse, et just valgete kogukondi tuleb peatada. Inimesed, kes teevad midagi valgete kogukondade heaks, on probleemiks. Kõik, kes kritiseerivad teisi kogukondi, pole probleemsed. See on hullumeelne, inimesed. Ja ausalt öeldes on Ühendkuningriik tõesti muutunud türanlikuks. Ma ei saa aru, kuidas see juhtus ja ma ei saa aru, millal see juhtus. Võib-olla ma natuke liialdan. Ma saan täiesti aru, kuidas see juhtus ja millal see juhtus. Aga meie, rahvas, oleme sellest küllalt saanud, mistõttu võiks arvata, et selline protest peaks toimuma. Aga ei, seda ei juhtu. Nad hakkavad hoopis sinu sotsiaalmeediat sulgema. Nad takistavad sinu kommentaatoritel sisse tulla. See on tegelikult nagu Vene KGB türannia. Nii et, kuulasid seda kõnet. Kas sa oled seda kuulanud? Nad ei suuda peatada vägistajaid, ei suuda peatada terroriste, ei suuda peatada džihadiste, ei suuda peatada mitte kedagi neist. Nad peatavad ajakirjanikke. Ajakirjanikke, kes tulevad meie üritust kajastama. Nad ei taha, et maailm seda näeks. Nad ei suuda seda peatada. Tehke oma plaanid. Kui see pole teid veel piisavalt vihastanud ja te mõtlesite tulla, kõhklesite, siis tulge Londonisse ja saatke sellele türannile sõnum. Ükskõik, mida ta ka ei prooviks, keegi ei jää vait. Olgu, tehke oma plaanideks. Näeme, Sally. Ma arvan, et sinna tuleb nii palju inimesi. Ma tõesti soovin, et saaksin seal olla ja tuletan meelde, et nad püüavad seda näidata kui maailma kõige rassistlikumat protesti. Vaatame, mida juht ütleb. Vaadake, kui väga nad tahavad, et me läbi kukuksime. Vaadake Keir Starmerit. Teate mis? Me teame pühapäeva hommikul ärkama ja naerma, kui tema nimetab seda vihamarssiks. Ärge andke talle midagi. Ärge näidake üles mingit agressiivsust. Ärge andke talle mitte ühtegi väikestki põhjust, mida ta saaks kasutada oma meediapropagandas, et maalida meie liikumisest ja meist vale pilt. Nii et tule, hoia end tagasi, eks? Ära anna neile seda, mida nad tahavad. Sa tead, mida tema tahab. Sa tead, mida meedia tahab. Sa tead, mida nad kõik tahavad. Nad kõik tahavad kujutada meid jõhkardite, huligaanide, äärmuslastena. Me teame, et me ei ole seda. Nad korraldavad ilusa briti identiteedi tähistamise. Kurat temaga. Tema ei suuda seda kuningriiki ühendada. Jah. Meie ühendame kuningriigi tema vastu 16 mail sel laupäeval, nii et tehke oma plaanid. See on minu üleskutse. Kõige tähtsam praegu. Hoidke end tagasi. Hoidke end tagasi. Ärge muutke seda millekski, mis see ei ole. Jällegi, see on lihtsalt
hullumeelne. pidage meeles, Keir Starmer ütles seda sõna-sõnalt J.D. Vance'ile. Sõnavabaduse rikkumised, mis mõjutavad tegelikult mitte ainult britte. Muidugi, mida britid oma riigis teha saavad, on nende enda asi, kuid see mõjutab ka Ameerika tehnoloogiaettevõtteid ja seeläbi ka Ameerika kodanikke. Nii et sellest räägimegi täna lõunasöögil. Ühendkuningriigis on neil olnud sõnavabadus väga-väga pikka aega ja see kestab veel väga-väga kaua. Aga ei, ma mõtlen kindlasti me ei tahaks sekkuda USA kodanike asjadesse ja me ei tee seda ja see on täiesti õige. Ta valetab nende inimeste silme ees otse näkku, see mees peab tagasi astuma, ta peab lahkuma. Ja Ühendkuningriik peab end kokku võtma ja jätkama vastupanu, sest nagu me oleme öelnud, need sisserände kaudu toimuvad ülevõtmised, see islami pealetung, asjad, mis meie ühiskonnas valesti lähevad, saavad alguse vaenlastest, kes tahavad infiltreeruda, kuid tegelikult saavad need juhtuda tänu juhtkonnale, kes neid ei peata. Ja kui te tahate juhtkonda, kes võtab seisukoha, siis peate teie, rahvas, välja tulema, tõestama, mis teile tegelikult korda läheb, selle eest võitlema, mitte häbenema, mitte kellelegi haiget tegema, aga selle eest võitlema ja õiged inimesed ametisse valima. Oi, keistama, milline pähkel. Aitäh teile selle asja üle otsustamise eest.